taime. Kuna konkreetselt kurgisort on hästi pikakasvuline, siis on vaja talle hästi kõrget toestust. Selleks mina konkreetselt kasutan bambuskeppe. Ma surun need õrnalt substraadi sisse, nii et ma ei vigastaks juuri. Aga samuti saab kasutada igasuguseid muid lahendusi, kas korjate metsast näiteks mõned oksad, teete nendest, või on teil võib-olla kodus kuskil mõni taaskasutatav asi, millega saab teha. Ja nüüd on tal vana toestus, selle me eemaldame siit. Ja hakkame siduma kurgitaime ülesse. Aga miks on vaja toestada? Toestada on vaja sellepärast, et kui viljad hakkavad arenema taimel, siis nad oma raskusega võivad ära murda varre. Ja selleks siis kasutada võib igasuguseid lahendusi, kuidas siduda, kas võib nöörid tõmmata siia ümber selle, kas võib näiteks klambritega panna, selliste valgete klambritega, või lihtsalt põimida taim läbi nende bambuskeppide. Sedasi rahulikult, et midagi ära ei murraks. Ja taimel on ka kõik raod ja nendega ta aitab ennast kinnitada. Ja igaks juhuks panen ma siis ikkagi mõned klambrid. Ja toestus. Ja sedasi ongi taim toestatud. Nüüd võib panna taime siis lõpliku kasvu kohta ja ta saab seal kasvada. Ja lõpuks saate vilju. Aga kui pikalt peaksid tuled olema? Ja kuna see nüüd sõltub sordist, kuna meil on konkreetselt pikakasvuline sort, siis toestus võiks olla vähemalt 2 meetrit. Aga samuti võib ka suunata taime allapoole kasvama. Selleks siis peate panema taime amplisse, nagu lilleamplid on, ja sellega te panete siit kõrgemasse kasvu kohta ja taim hakkab ise allapoole kasvama. Ja sellega on siis tänaseks kõik. Ja see oli meie viimane video ja väga hea, et võtate osa ja nautige kurgisöömist. Edukat kasvatamist! Ja nägemist!